Praegu on BMW kahjuks, ta oli siin, tal oli üks niisugune kile peal, ilmastiku olusid tõrjub ja ootas enda aega, kuni ma igasugused asjad kätte saan. Nüüd ma ajan ta garaaži. Ma võtsin tal aku pealt ära. Väga lihtne mul teda kätte saada ei ole esimese otsaga, sellepärast, et aku käib tal pagassis, ja selle jaoks, et pagass lahti saada, on mul vaja alguses vool siia ette tuua, eest taha panna vool. Saan aku kätte, nii edasi, ühesõnaga mässamist on natukene. Ma ausalt olen selle auto omanik. Ma ei varasta praegu mitte midagi. Ma loodan, et aku on täis. Kumb ennem käis, pluss või miinus? Kas sa ei tea siis? Pluss, miinus. Loogika ütleb, et miinus ennem. Nii, miinus sinna, miinus siia. Pluss siia ja pluss siia. Hahaa! Tada! Autovargus 101. Viime selle aku siia taha. Aku võtsin ära, seepärast, et külmaga läheb aku peeresse. Nii. Näe, antifriis on siin väike tilk. Seda võib kohe ära kallata. Õlitaset ka natuke. Õli on ääreni täis. Korrekt. Aha, nii. Eelsüüde. Laseme paar korda eelsüüdet. Ma ei tea, kas sellest abi on. Nüüd ühe korra veel. Augupell, poisid. Nii, las ta nüüd töötab oma ette siin. Palju mul kütust on? Pool paak, väga hea. Okei. Las mu musi olla siin. Tuleme natuke säe pärast juurde tagasi. A few inches later. Vaikselt hakkab sulama, ma vaatan. Ah, kurat. Väga hea. Isegi on niimoodi, et põhimõtteliselt võib sõita vist. Ma mõtlesin, et ma pean kraapima esiklaasi, aga õnneks väga ei pea. Jätkame homme. Las poiss sulab ära. The next day. Tere! Nüüd on päev 2 kätte jõudnud ja hakkame vaikselt autoga tegutsema. Anyway, ma tahtsin näidata teile ka, kuidas kõlarid mängivad nagu originaalkõlarid palju. Kuidas praegu mängivad? Ma näen, siin on ju 1-2. Teisel pool samamoodi 1-2. Seal on üks ukse sees. Kuskil peaks nagu veel midagi olema, sest mul on kõlareid rohkem. Mul on kõlareid kuradi 8 tükki, aga ma näen 6 ainult. Ma ei tea, kas kaameraga on vahet ka märgata pärast. Ma panen sama kõvaks heli, kuulame enne ja pärast. Näitan teile, mis kohad lärisevad, kuulame täpselt samat laulu. Ma ei tea, kui hästi teie kuulete seda, aga kui ma nüüd kõvemaks panen, siis esiteks ta nagu kõriseb heli. Ma panen ühe kõlari juurde, seal pläriseb, seepärast, et membraan on minu arust täiesti kätki seal. Ainuke asi, mida ma kuulen, on põhimõtteliselt treble, niisugune tunne, et osad kõlarid ei töötagi. Näiteks, ma ei tea, mingid kõlarid ei tööta siin. Shadows in my room, can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. Ma vist mõtlesin välja, siin sees peaks ka vist olema kõlar äkki. Mulle tundub, siin sees on ka kõlar, see ei tööta üldse praegu. Mulle kõige rohkem meeldib see, kui kasutatakse, pannakse erinevaid kruvisi erinevatesse kohtadesse. Siis on nagu huvitav ikka, et mitte midagi pole lihtsalt, et pead ikka otsikuid vahetama vahepeal ja põnevus on üleval.
paljud võib-olla ei mõista, et tegemist on sarkasmiga. See on magnetkäpp. Võtame kruvid välja. Nii, siin on, need on väljas. Siin on veel üks kruvi peidus. Siit ma juba näen, et seda on vägistatud. Tundub, et see ei ole esimene kord, kui seda on ära võetud, sellepärast, et siin on nagu jäljed. Ahah, need nagad on kõik katki juba, ma võin öelda. Ma pean uue ukse ostma endale ikkagi vist. Nii, käes. Nii, point on selles. See kaabel, mis siia kinnitub, ma ei viitsi seda lahti võtta, seepärast, et ma ei saa seda sinna tagasi võib-olla nii hästi, kui ma arvan. See ju siit niimoodi ära ei tule, aga lihtsalt. Mida mul on vaja teha, on mul vaja võtta see ära. See kõlar ja see kõlar, see on 3-ga kinni vist. See on ka paariga. Ma otsisin nüüd uued elemendid välja. Mul on need käes siin. Ma võtan nüüd, vahetan selle ülemise alguses ära. See käib suhteliselt lihtsalt 3 kruviga kinni. Jep. Nii, see käis sisse sedapidi. See on vana element. Pingutame natuke üle. Arvestame, et tegemist on plastmassiga ja et hulluks ei taha minna. Nii, alumine element ka. Siin vist on vähe võimsam torks. Torks 30. Õige. Kunagi mõtlesin, et ma panen nagu upgrade kõlarid, aga sellega oli väike kamma jaa, sellepärast et ei, see tuli välja siit. Tavalistel kõlaritel on 4 ühenduspunkti, natukese teistsuguse kujuga, aga sellel täpral on 3 ja sealt see probleem tekkiski. Nii, väga lihtne värk muidugi, vahetamine on mugav. Olgem ausad, see auto on 2003 aastast. Kui ma ta sain, ta oli täis rimakas. Ma tegin ta korda. Päris palju oli tegemist selle autoga, ma võin öelda. Et tal isegi värv oli maas pealt ja nii edasi. See oli täiesti ära hooratud masin. Ma tahtsingi nagu vanemat masinat nii-öelda. Ma mõtlesin, kas E36 või E46. Ma isegi uuemat ei tahtnud. Kas nüüd on vool olemas kõlarites või muidu? Jep, väga hea, toimib. Aku sai tühjaks täpselt. Nagu näete, siis panin ukse tagasi. Sellega probleemi ei olnud, see oli väga lihtne tegelikult. Tagasi on mingi taaras uuesti jäänud. Ma tahtsin tegelikult nahatada sisu, aga see on suht persses. Ma räägin, see auto on täiega ära hooratud igat pidi. Peaks tellima uued polstrid sisse igale poole, kurat. Vaatasin ühte videot praegu, ma olen idioot, ma proovisin seda halli seest keerata. Proovisin seda keerata, aga saab ka seda keerata. Väga lihtne. Ma olen natuke retarded lihtsalt. Bumm. Twitter käes. Siin on niisugused nagad, pole võimalik kõike korraga all hoida. Saingi kätt. Peaks pesema ka seda autot vahepeal midagi. Vaadake seda kõlarit. Kas te näete? Huvitav! Miks vana kõlar ei tööta? Miks on helipask? Ma viskasin selle sinna praegu, mõtlesin, et türa ega reti seal ei ole. Huvitav! Siin on terve. Miks niisugune erisus? Kuulame, kas see kõll teeb heli. See ei tee heli. Miks see heli teeb? Samas ma ei saa midagi teha ka praegu. Rohkem. Ma pean nüüd vaatama kuskilt mujalt, kuhu need juhtmed jooksevad tõenäoliselt. Seal oli üks tihend väga imelikult. Ma panin selle tihendi õigesti tagasi. Ma selles nagu ei kahtle, et Kaarvei mulle terve asja müüs, et siin on autol olnud teisigi nagu mingeid elektrijamasid. Twitter töötab. Twitter töötab, suur kõlar ei tööta. Väga huvitav. Vaatame, mis teisel pool toimub. Kui ma juba siin olen. See polt tuleb nii vaevaliselt välja siit. Ei tea, kas oksudeerunud või. Ega see membraan niisama ju persse ei lähe. Ta pidi vihma saama või vett või midagi. No. See pool tuleb vähe raskemalt lahti. Vist vähem kangutatud oma hääl. Aia! Türa! Nii, võtame selle. Oh, jumal! Siin on juba element. On niimoodi, et on kummijupid ainult järgi elemendist. Joh, ei tii. What the fuck? Ega mu koer siin ei ole. Oih, sorry Reti. Võib-olla, kui see kõlar ka ei tööta, siis tegelikult on tegemist hea asjaga. Tahaks vägistatud kruvi nüüd panna kõige paremasse kohta. Võib-olla peangi siit lahti võtma pärast. Et see kõlar, mis siin on, selle tööle saada. See juhe, kuhu läheb, võib-olla selle ühenduskoht on perses.
Johaidi. Praegu on siit see, et käed on päris sitased ja auto on beeži värv. Siin on nagu niisugune jõnk sees, ma ei tea, kas te näete. Siin on niisugune jõnk sees. Ma alguses vaatasin, et see on niisama ümmargune, et pane see Twitter, kuidas tahad, aga see peab ikka jõnksu sisse minema. Alumine ei tööta kummalgi pool. See võib-olla on hea asi. Võib-olla on meil lihtsam tänu sellele leida üles, miks ta ei tööta. Tegin väikse kohvipausi ja puhkasin korraks. Ma hakkasin mõtlema, et võib-olla on maki süü midagi. Et midagi on pahasti ühendatud. See on ka täiesti võimalik tegelikult. Selle poolega on vähe lihtsam, sellepärast siin ei ole seda toredat lülitit. Mis teisel pool oli? See oli peegli regullimislüliti, mis teisel pool oli. Aga siin pool ei ole. Õllekork kukkus. Suvine õllekork kukkus vist minu arust maha. Kurat, niimoodi on palju mugavam teha, kui seda teist poolt. Nii. Huvitav. Miks need kaks tagumist kõlarit ei tööta? Ma vaatan, äkki ma viitsin uurida, miks nad ei tööta. Ja äkki katsetan, äkki saan tööle kuidagi, aga ma ei tea praegu, kust alustadagi. Ma tegelikult tahaks mingit makki proovida, kus kindlasti töötab. See on mingi suvaline kuradi Wuffel-makk, kurat. No okei, Wuffel ei ole JVC, aga on paremaid makke. JVC sai kunagi osta kiirkorras. Ajutine makk. Nagu ikka ajutised asjad on igavesed tavaliselt. Gamma ja on ka selle makiga, et tal vool ei jää püsima nagu kui võtme ära võtad. Süüta välja keerad, siis makk voolu ei saa. Seda on lihtne nagu teha niivõrd kuivõrd. Seal on mingid juhtmed valesti ühendatud natukene tõenäoliselt. Aga mis on raske, on see, et need nupud, maki nupud hakkaks roolist tööle, seal on mingit vahejuppi vaja ja kõik makid ei toimi niimoodi. Kui ma selle auto sain, siis tal ei töötanud isegi püsikiiruse hoidja, ma võin teile öelda. Et isegi püsikiiruse hoidja pidi laskma korda teha. Aga jah, kuulame, kas muusikat ka mängib. Töötab. Rohkem polegi vaja. Korras. Tehtud. Lihtne. Maks tund aega äkki või? Ma vaatan, võib-olla mässame edasi, kui ma saan kuskilt makid ja asjad, et katsetan teist makki ja katsetan, kas ma saan tööle need alumised kõllid. Teise makiga tööle ei saa, siis ma hakkan vaatama, kas on mingi kaitsmed asjad. Ma lähen uurin netist. Ma tahaksin lõpuni viia selle asja, aga ma ei oska praegu veel öelda, kuidas mul ajaga on. Ma unustasin filmida heli, kui hästi heli mängib, nii et katsetame seda ka. Täiesti meelest ära läks. Ma ei tea, kas teie saate aru vahest üldse. Ma juba off camera testisin seda heli ja täitsa oli vahe olemas. Enne ei saanud kõvemini panna kui 20, sest siis kõlarid surid ära. Vähemalt ei tao enam üle selles suhtes. Heli on puhtam, parema kvaliteediga, siit passi ega midagi oodata. Ei ole mõtet selles suhtes, siin on tavalised kõlarid. Aga vähemalt teame, et heli on puhtam ja mõnusam. Tšau!